Nii, tere päevast kõigile. Minu nimi on Silva Sirge ja täna me siis jätkame oma Madara esinduse, Fogo Madara esinduse veebiseminaridega ja räägime täna siis sellisest huvitavast tähtusest, nagu on infrapunakiirgus. Ja ma võtsin vaevaks siis ka seda täna natuke rohkem uurida, aga meeldetuletuseks veel kõigile, kes siin on või kes ka salvestust pärast hiljem vaatavad, et meie oleme siin kokku kogunenud huvilisi, kes Hiina traditsioonilisest meditsiinist lugu peavad ja seda natukene tudeerivad ja õpivad ja neid tooteid kasutavad ja me oleme seotud rahvusvahelise korporatsiooniga FOHO, mis tähendab siis eesti keeles tulilind ehk fööniks. Ja FOHO-l ei ole lihtsalt mingi tavaline toidulisandite tootmise ja müügifirma, vaid tal on oma teaduslik uurimise instituut, ta on tervisega kõvasti seotud ja ta püüab ka tänapäeval tervisemaailmas oma sõna kirja panna, märgi maha panna, et teaduslikes ajakirjadessegi oma teadustoodetega jõuda. Ja tema levitab Yang Sheng tervise säilitamise pikaajalise kultuuri, mis juhtumisi jaotub siis kolmeks osaks: toitumiseks, liikumiseks ehk aktiivsuseks ja psühholoogiaks. Ja täna nagu tegelikult mingil määral me haarame neid kõiki kolme, aga me sellest rohkem pikemalt ei räägi, see on eraldi nagu teema. Ja meeldetuletuseks veel kõigile, kes veel ei tea või loodavad teiste peale, loodavad arstide peale, loodavad ekstrasentside peale, loodavad ma ei tea millegi peale, siis tegelikult meie enamuses kõik oleme haiguseelses seisundis, nagu näete siin teadusuuringud näitavad, et terveid on väga vähe ja haigeid on natuke rohkem, aga enamus inimesi on haiguseelses seisundis ja seda, kuidas tema selles seisundis siis nüüd kas sinna tervemate poole või jääbki sinna seisundisse või haigemate poole kaldub, tegelikult sõltub temast endast, sellepärast et arstid saavad meid aidata heal juhul 10% ja kõik muu on meie teha. Muidugi seal on ka geneetika paigas, aga geneetilised asjad on ka, mõned asjad saab kergendada, mõned mitte. Aga kui te nüüd vaatate praegu, siis tänu millele haigused on nii arenenud, et me oleme kõik haiguseelses seisundis, eks see on siis ka meie keskkonnast sõltuv, meie eluviisidest sõltuv, sellest, mida me sööme, mida me hingame, mis ümbruskond meil on, mis psüühilised seisundid meie keskkonnas on. Ja sellest see mõju avaldab meile kõik, kaasa arvatud siis muidugi ka see mobiilsus, mobiilne internet, televiisorid, kõik, mida võib-olla mõnekümmend aastat tagasi, nagu võtame eelmist sajandit, nagu oli vähem või üldse ei olnud. Kui nüüd vaadata siis neid haigusi, siin on teatud väited kirja küll pandud, et on keskealisi rohkem haigemaid, nii naisi kui mehi, kuid meil siin Fogo esinduses puutume kokku ka sellega, kuidas noored lapsed on juba onkoloogia haiged ja vajavad ravi. Nii et näete, meie see ümbruskond on päris korralikult muutunud, rohkem võiks öelda haigemaks. Ja täna siis teema, mis on infrapunakiirgus. Näete, siia alla on siis üks pilt ka ma leitud ühest veebist ja infrapunakiirgus siin antud juhul on ta vasakul pool nagu näha. Ja kui te nüüd vaatate, on olemas veel ultraviolettkiirgus, on röntgenkiirgus ja on mingisugune valgus, mida meie oma silmadega siin näete, värviline näha on. Nii et tegelikult infrapunakiirgus on selline elektromagnetkiirgus, mida meie ei näe. Kuid meie teda tunneme, sest ta annab meile soojust. Me võime seda soojuskiirgusega tunda ja ta ei ole nagu mingisugune, nagu öeldakse, ekstrasensoorne väljamõeldis, vaid ta on puhas ehtne, teaduslikult tõestatud, füüsikas tõestatud ja tal on oma kindlad lainepikkused, nii et ta on täitsa olemas, kuigi me teda ei näe ja meile on teda kunagi inglased öelnud ka, et see on see ka päikesekiirgus või see, mis meil sealt tuleb, infrapunakiirgus, mida me otseselt ei näe, aga me võime seda tunda. Ja mida, vot siin on üks väike pilt veel toodud juurde, siin all on siis ka ärajaotus lähiinfrapuna, keskinfrapuna ja kauginfrapuna, millega teda siis nagu jaotatakse veel ära ka.
lisaks sellele, et ta on noh, teiste kiirguste rivis. Ja teda lühendatult tihti näidatakse tähega IR. Noh, üht tähendab lühendist nende sõnadest. Ja see piirkond, millest meie täna oma toodete puhul räägime, on 8–14 mikronit ja tema jääb selle termilise infrapuna piirkonda ja kattub siis selle atmosfääri aknaga. Õhus neeldumine on temal väiksem ja seda kasutatakse paljudes tervise soojendustoodetes. Vot sinna vahemikku just need tooted, kus on infrapunakirgus olemas, kipuvad just sinna minema, sest nad on just soojenduse efektiga ja kõige sellise mahedama toimega, et nad ei oleks inimorganismile kahjulikumad. Mis siis kehas toimub infrakiirgusega? Toimub siis energia neeldumine, kudede soojenemine. Vot see on see termiline soojendusefekt, mida me tunneme, kui meie infrapunatooteid kasutame. Ja see on tavaliselt siis lokaalse kohtpõhise mõjuga ühes kohas, kus see keha poole läheb, sinna ta mõjutab. Ja kõik tema mõjud inimestel siin, nagu on öeldud ka, kuidas keegi tunneb seda, keegi võib-olla tunneb rohkem, keegi vähem, see on küllaltki individuaalne omadus. Täpselt nii, nagu ma pärast hakkan faradoteraapilistest vöödest rääkima, siis nende puhul on ka väga paljudel väga erinevad omadused ja oleneb sellest ka, kui kaugel siis see infrapuna ese on, sest infrapuna tooteid on päris palju, osad kiirgavad kaugemalt, osad on siis tervisetooted on tihti vastu keha ka. Ja kasutataksegi seda infrapunat peale selle, mida meie teame siin rohkem fookus, et tervise teemal on ka nendes öövaatlusseadmetest, igasugust termokaameratest, kütte puhul, kuivatamise puhul. Hiljuti just me siin kogesime, on olnud seinapaneelid sellised, mida infrapunakiirgust kiirgavad ja soojendavad üksiti. Igasugused näiteks teleripuldid ja siuksed andurid on seotud infrapunakiirgusega. Meditsiinis ja füsioteraapias ka seda kasutatakse ja just nimelt soojusravis ja teaduses kasutatakse teda siis astronoomias ja spektroskoopias. See on siis niisugune üldine info sellest. Ja siin on mõned uuringu kokkuvõtted ka, mis on räägitud, et selle infrapunakiirgust eritava näiteks ferrotekstiilile seoses on lihasvalulikkuse taastumise, verevoolu ja subjektiivse enesetunde näitajatega uuritakse seda. Siis on osades uuringuteks leitakse kasu, osades vähe ütlevad, oleneb, mida nad seal uurivad muidugi. Ja kõige kindlam, mida igal pool väidetakse, on just see soojusefekt ja need juba järgmised tulemused, no kui tugevalt nad mõjuvad, kui sügavalt nad mõjutavad, siis see on jälle erinevate teaduslike artiklite ja kokkuvõtte puhul on erinevad väited. Kuid mida kindlasti on palutud ohutuse teemal silmas pidada, on alati seda mõõdukust ja seda, mida meie ka Hiina traditsioonilises meditsiinis ja inimlikus mõttes ka alati rõhutame, kuulake oma keha, kuulake oma sisetunnet, et igas asjas peab olema mõõdukas ja kuna infrapunakiirgus on üsna selline toimev asi, siis ikkagi need situatsioonid, kus inimene ootab last või tal on südamestimulaator või tal on mingid onkoloogias juba seal raskemad etapid käes ja igasugused ägedad haigused, siis üldiselt seda tuleb alati väga vaadata, kus seda üldse võib siis kasutada. Ja nüüd läheme edasi ka FOHO infrapunakiirgusele, see, mis nüüd on vahemikus 8–14 mikronit, mida nimetatakse siis termilise infrapunapiirkonda, siis seal, mis siis me tunneme, soojus levib, inimkeha kiirgab loomulikku energiat ja infrapunakiirgus läbib õhku suhteliselt hästi. Nii, kuidas ta kehale siis mõjub? Kui me nüüd vaatame seda kahest vaatenurgast, mida ütleb lääne meditsiin? Lääne meditsiin ütleb, et ta on seotud kudede soojenemisega.
mille tulemusena siis verevarustus paraneb ja seal kohapeal, kus see kus kohale mõjutatakse just see koht põhiselt, lihaspinge väheneb, suureneb kudede elastsus ja võib tekkida selline rahunev, lõõgastuv heaolutunne. Nii et seda siis võrreldatakse mingil määral ka igasuguste selliste toodetega, füsioteraapia toodetega nagu soojakotid, siis ka saun ja soe vann. Tähendab, kõik on nagu ka soojendava efektiga, lihtsalt nendel on natukene võib-olla teistsugune tüüp, kuidas ta kehasse jõuab. Ja nüüd, kui me võtame paralleelselt Hiina meditsiiniga, mida meie siin rohkem oleme uurinud, siis see soojus ei ole ainult füüsiline nähtus, vaid see on seotud meie yang-energiaga. See tähendab, me teame, et on olemas yin-energia, on olemas yang-energia. Yin on öö, külm, maine, naine. Yang-energia on päike, soojus, meesenergia, see on see tugev niisuguse jõudu andav energia. Ja seda siis Hiina meditsiin ütlebki, et kui jangi on piisavalt, siis meie eluenergia tsi liigub normaalselt, veri ringleb normaalselt ja meridiaanides ei ole mingeid blokke. Seetõttu on, vaata Hiina meditsiinis on sellel väga oluline just roll, Hiina meditsiinis on soojusel üldse väga suur roll, sellepärast et kõik idamaades, mitte ainult Hiinas, vaid idamaades on, nagu öeldakse, nad, kuidas meile ükskord öeldi, et nad on nagu soojuse ka nagu peast põrunud soojuse teemal, et nemad ei väsi kogu aeg sooja asju sisse võtmas, soojas ennast tundmas ja kõik on seotud sellega, et meie keha on ju teatud kraadidega 36-7 kraadi soe, et nemad ei kipu jooma ei külma vett ka suvisel kuumal ajal, vaid just nimelt sooja. Nendel on kõik toidud enamuses ka, mis on vähe küpsetatud, on lastud läbi siis kas või ükskõik mingid kiirest termilist töötlused, kas siis vokkpanni pealt või mingil muul termilisel moel tehtud. Nende saiatooted ka tihti on just värskelt küpsetatud, just ahjust tulnud, soojad veel. Ja rääkimata sellest, et nad igal pool püüavad seda sooja endale, sooja enda kehast mitte välja lasta, nii et seal on, soojusel on väga oluline roll. Ja kui te nüüd vaatate, siis igasugused massaažid, elustiil, kaasa arvatud moksoteraapia, kõik on seotud nendel soojusega Hiina meditsiinis ka. Ja nüüd, kui me räägime veel meridiaanidest, infrapunakiirgusest, selles Hiina traditsioonilise meditsiini teemast lähtuvast, siis need on, siis infrapunakiirgus on väline soojusallikas ja see just, mis väliselt annab meile veel juurde yang-energiat. Ja kui keha saab siis seda energiat piisavalt, siis ja sügavalt just nimelt, mitte pealispindselt ainult, vaid siis ta just igasuguseid stagnatsiooni ehk seisakuid leevendab. Vot me teame, et meridiaanide seisakutest hakkavad meie haigused tihti pihta, toetavad siis normaalset eluenergiat siia vereliikumist ja siis püüavad saavutada seda, mida Hiina meditsiinis on kõige alus, see on see tasakaal, et see tasakaal taastuks, et siis on kõik normaalne. Ja siin rõhutame ka seda, et ega siis infrapunakiirgus ei ole see, mis igat asja ravib, et see ei ole mingi diagnoos, aga ta on parimate tingimuste loomiseks, et see organism ise siis reguleeruks, tasakaal läheks paika ja areneks meie, no ütleme, tervenemise protsess paremuse suunas. Siin on veel paar korda mööldud, kus on kasutatud infrapunakiirgust. Lisaks, mida ma enne mainisin, ka füsioteraapias päris palju, spordis taastumises kasutatakse ja kodustes tervisetoodetes, see on ka ära mainitud nüüd. Ja kui me nüüd läheme veel Yang-Shengi mõtte peale ohutusest ja mõõdukusest rääkidest, siis Yang Sheng ju räägib alati mõõdukast ja teadlikust lähtumisest organismi tervendamisel. Ja infrapunatoodete puhul kehtib seesama teema. Liiga tugev kuumus ei ole kasulik. Kuula alati oma keha, kuula oma sisetunnet
ja kõik, mida hiinlased alati rõhutavad, kui me kasutame midagi regulaarselt, rahulikult, alustame väiksemast, läheme suuremate koguste peale, ka sissevõetavate toodete, alustame väiksemate seansi kestvustega ja läheme suuremate kestvuste peale. Eelkõige niipidi, mitte alustades kohe põmdi hästi palju ja maksimaalselt, et 3 päevaga saame kõik asjad korda, eks ole, või 3 tunniga. Nii et veel kord, mida ütleb Hiina meditsiin, tervise hoidmine ei ole võitlus kehaga, vaid koostöö kehaga. Ja sellel teemal tegelikult see infrapunakiirgus on meile väga suureks abiks. Ja nüüd, kui me räägime sillast, siis kahe sellise praegu küll mingil määral natukene üksteisele lähenemisteed otsivale lääne meditsiinile ja Hiina meditsiinile, siis me võime öelda lõppkokkuvõttes, et see ei ole mingisugune tundmatu nähtus, infrapunakiirgus, see on ära kirjeldatud teaduslikult füüsikaline nähtus, mida tunnistab ka meie lääne meditsiin. Ta on praktiline, temaga saab soojust edasi kanda ja Hiina meditsiini poolest on ta siis jälle energiat, meie väga olulist see elutugevat energiat toetav tegur. Ja Foho lähenemine sellesse on veel kord, me tahaksime öelda, on need kaks maailmat püütud ühendada. See on siis ühelt poolt kaasaegse tehnoloogia, kaasaegse tehnika, et toota teatud tooted, kus on siis see Yangsheng elutarkus sisse pandud, aga kaasaegseid vahendeid kappi võttes. Ja kui me nüüd räägime veel, tuletame meelde mõnda vana meie veebiseminari, eriti veebiseminari, kui me rääkisime küll tekstiilitoodetest, küll vereringest, siis vot selle pildi ma tõin veel korra siia. Kui me nüüd kasutame näiteks erinevaid infrapunatooteid ja siis mis toimub meie veres, siin on näiteks paremal pool on 2 pilti, ülemine pilt on need, kus veresoones on need pika punased verelibed kokku kleepinud ja nad liiguvad siis veresoontes pidi, see eriti kapilaare, meie saame siin kontoris vaadata kapilaare, kus me näeme niisuguseid pilte, nad liiguvad niisuguste puntidena või nagu keedena läbi. Ja samas, kui me kasutame erinevaid infrapunatooteid, siis need läbivad meie keha vastavalt seda, kus me kasutame ja näete see alumine pilt, kus on juba veres tehtud, kus on juba teatud mõjutuse tagajärjel, see ei olnud sugugi pikaaegne, on juba need punased verelibed kenasti lahku löönud ja liiguvad seal veres nii, nagu nad peaksid liikuma, et ei tekiks sinna mingisuguseid troppe. Ja kui me nüüd vaatame lähemalt, millest me täna pidime rääkima Foho infrapunakiirgust evitavatest toodetest, siis ma tõin välja siin need põhipildid, mis tänase seisuga meil on saadaval. Tegelikult pean ütlema, et kui ma seda ette valmistasin, seda seminari, siis ma avastasin, et issand, kui palju tegelikult on meil olnud ennem seda veel infrapunakiirgusega tooteid, sest nende üks eesmärk on ju vereringe parandamine, kas kohtpõhiselt või üleüldiselt kogu keha. Ja tegelikult meil sellel teemal on olnud väga palju hiinlaste koolitusi, nii vereringest kui nendest toodetest ja meil on olnud naiste korrigeeriv aluspesu, sokid, vereringet parandavad sokid, valulapikene, mis said pisikese kaasa võtta valulapikesed, siis olid öiseks magamiseks väga head sellist vereringet parandavad silmad, siis olid veel siiditekk, ma ei tea, kas ma unustasin, ja siis oli veel see padi. Need on kõik olnud need vanad tekstiilitooted, mis on olnud meil enne ja nüüd miskipärast need on siis asendatud nende uute toodetega. Siin on esimese pildi peal on siis vasakul pool, me näete voodipesukomplekti, see on 2 inimesele voodipesukomplekt. See nüüd on 3. põlvkond. Kui mina kunagi Fohosse tulin, siis oli saadaval esimene põlvkond. Maie mäletab ka kindlasti seda esimese põlvkonna voodipesu. Siis tuli natukene ilusam ja veel kopedam teine põlvkond ilusate vägevate mustritega ja päevatekiga ja nüüd tuli siis 3. põlvkond, mis on sellist rohekast värvi, mida nüüd nimetatakse ka footon
mõjutustega voodipesuks. Siis see kollane see pilt, see on tegelikult siis palantiin ehk suurem, natuke suuremat sorti sall, mis on ka kiirgab infrapunakiirgus, sellest ma täna väga palju ei hakka rääkima, sest temal on siis kõige parem mõju ka nii, et ta ühelt poolt kaitseb ka meid päikese kõrvetamise eest ja teiselt poolt siis ka, kui te näiteks olete kuskil kontoris ja suvisel ajal konditsioneeri all kuskil istute, see on väga-väga kasulik, nii et ta on nagu soojendava efektiga ja samamoodi kaitsetoimega. Keskel on siin siis kokku pandud on magnet, magnetitega tekk ja paremal pool on siis meie kõige ühed armsamad ja algusest peale olemasolevad farodoteraapilised vööd. nii nimepiirkonnale, kõhupiirkonnale kui põlvedele kui ka kaelale. Ja nendes kõigis on kasutusel infrapunakiirgus just vahemikul 8 kuni 14 mikronit ja nad on põhiliselt just soojendava toimega raviva toimega ka, kui eriti me vöödest räägime, lõõgastava toimega ja tulemused on siis, nagu siin ennem on ka mitu korda rõhutatud, nii tajumine kui tulemused on küllaltki individuaalsed, kuigi suund on nagu ühtepidi ja ma hakkan nüüd natuke otsast peale. Farodoteraapilised vööd, meie ühed lemmikumad tooted. Nende hea omadus on see, et igasuguseid vöid ja soojendavaid termilisi füsioteraapilisi asju on olnud, siis nende omapära on just see, et nendel ei ole mingisugust akut, ei ole juhet taga, tema töötab just selle põhimõttel, et ta käivitub peale seda, kui see vöö on kokku puutunud meie keha soojusega, see tähendab, et need vööd pannakse vastu paljast keha. Nii, esimene on nimme kõhupiirkonnale, see on siis selline suurem, mis ümber keha saab panna. Põlvedel on kaks ühesugust vööd ja kaelale on siis see väiksem vöö, kusjuures see kaelavöö on väga praktiline, et teda võib igale poole kaasa võtta reisudele, teda võib ümber randme panna, kui randmega midagi niestust toimub, võib panna ka hädapärast ümber põlve peale, et mõlemad, kuna peab alati mõlemad põlve toetama, mõlemat põlve ravima, kui meil on tegemist mingisuguse isegi ühe jala probleemiga. Teatavasti kõik hiinlased ütlevad ikka nii, et kui teil on kaks silma, kaks kõrva, kaks kätt, kaks põlve, siis jalga, siis te peate ikka mõlemat, mitte ainult ühte ravima. Ja sellepärast ongi põlvepead kaks tükki, et ei ole nii, et te võtate ühe põlvevöö ja siis teise panete kappi seisma. Niimoodi meil on kogemusi olnud, kus siis inimene tuleb ja ütleb, et kuulge, mul hakkas nüüd teine jalg ka valutama. See haigus läheb teise jalga üle, aga tegelikult te peate mõlemat kasutama. Ja seda kaelavööd saab seda pärast ka panna selja peale sinna pükste sisse niimoodi toetama, et ta nagu ära ei kao või millegi kummi või riidega kinnitama seljale. Saab panna lisaks ka siia rinna peale ette, ükskõik kus valuva kohale, sellepärast ja seda on väga hea ka igale poole kaasa võtta, sest ta on piisavalt väike. Ja need vööd on siis nüüd FOHO teadusliku uurimise instituudi suur töö tulemus, suurte katsete tulemus ja nad on nagu selles mõttes ainulaadsed, et nad ühendavad siin, kui me mõtleme nii infrapunasauna, refleksoteraapiat, füsioteraapiat, mineraalteraapiat, magnetteraapiat. Miks? Sest nende vöödes on tegelikult sellised poolvääriskivid kuskil, kui ma ei eksi, üle 50 pool ja vääriskivi, kaasa arvatud nefriit, sest nad ongi siuksed rohelist, siuksed täpikesed vöö peal on seal sellised, mis siis keha soojendes hakkavadki väljutama pikalaienist infrapunakiirgust, sest seda just, mida siin me täna räägime. Ja see on siis, nagu näete, keha temperatuuril, just see keha temperatuur, see soojus, seda siis tekitab. Ja nagu öeldakse, koht põhiliselt on mul päike ka käepärast. Ja teine asi, mis neil on pisikesed, väikese võimsusega meditsiinilised magnetid. Ja vot selle vööde puhul ongi see, et kuna seal on need magnetid, siis tihti need inimesed, kellel on juba veresoontega probleeme, kellel on nüüd see stimulaator, südamestimulaator, siis seda tegelikult jah, ei ole
sobib kasutada. Ükskord meil oli küll selline juhus, et ma siis võtsin kätte ja inimesel ilmselt selg valutas, et korjasime need magnetid kõik sealt ettevaatlikult lõikasime välja. Aga vöö tulemusena hakkab ju mitte ainult kohtpõhiselt vereringe paraneb mitte ainult selles kohas, kuhu sa paned, vaid hakkab kogu organismis vähevali paranema. Ja inimene ehmatas ära, sest tema veri hakkas tunduvalt kiiremini jooksma. et, et issand stimulaator, noh, oli tal ju selleks pandud, et vereringe paremini käiks, aga tegelikult nüüd see verering hakkaski paremini käima, et noh, et see stimulaator hakkas siis nagu nägemalt tööta, inimesed võivad ära ehmatada, nii et see on niisugune kahe otsaga asi, infrapunakiirgus on väga võimas, nii et selliste asjade puhul ei ole teda kasulik kasutada ja loomulikult rasedatel ka, sest seal on sama lugu, verering hakkab kiiremini toimima ja see infrapunakiirgus läheb liiga sügavuti, ta läheb kuskil paarteist sentimeetrit sügavuti, et siis see ei olegi üldse niisugustel puhkudel kasulik. Nii, ja siin on siis üks rivi mul välja toodud neid näidustusi, just kui me võtame need kaks vööd, kaks põhivööd, mida meil kasutatakse, just see nõndanimetatud seljavöö ehk nimepiirkonna vöö ja kaelavöö. näete, kui palju on tegelikult vööde kasutamiseks, noh, et näidustused vööde kasutamiseks. Igasugused südame-veresoonkonna haigused, no see tähendab ka see kõrge vererõhk, ka reuma ja ka igasugused vegetatiivsed veresoonkonna düstooniad. Siis on närvisüsteemi haigused ja lüli- ja seljaaju-traumad, songad, lülisamba osteohondroosid, igasugused närvipõletikud, neuralgiad ja nii edasi, siin võib lugeda fantoomvalud kaasa arvatud ja halvatused ka veel. Perifeersete veresoonte haigused. See on siis, need haigused, perifeersed on ikka need, mis on meil esemetes enam-vähem, eks ole. Ja siin on isegi näete reinahaigus ära mainitud ja krooniline venoosne, lümfovenoosne puudulikkus ja süvaveinide tromboflebiit alaägedes faasis, noh, tähendab, et mitte väga viimsest etapis ja veinipõletiku järgne sündroom. Igasugused sellised haigused on väga selle vöö kasutamise puhul annavad toetavad, tervendavad toimed. Samuti tugi- ja liikumisaparaadi haigused, igasugused vigastused, hingamisaparaadi haigused, seedetrakti haigused, sest see vöö on kõhu peale ka pandud, liited ja immuunsuse tõstmine. kui nüüd rääkida tuge- ja liikumisaparaadi haigustest, siis endal ma ise kasutan ka seljavööd ja olen seljaga kunagi trauma saanud samamoodi, kui selg annab tunda, et midagi on viltu, siis see tegelikult on mul vöö nagu suur abivahend ja kui asi on väga hull, siis ma võin teda isegi 24 tundi mitu päeva järjest kanda. mina suudan seda teha, kõik ei suuda, vot see on see individuaalne. hingamisaparaadi puhul on samamoodi, seda vööd võib panna kas seljale, kus on selja peal kopsude piirkond või siis siia ettepoole, mitte päris südame peale, satite õigesse kohta ka, et ta kergemini aitab siis haigusega toime tulla. nüüd ja veel üks kolmas siis pilt ka veel, igasugused urogenitaalsed haigused, kõrva-nina-kurgu patoloogia haigused. no kõrva-nina-kurgu patoloogia koha pealt ma ütlen kohe, et kui teil on hääl ära, kui te on gripp, kui köhite, siis on kaelavöö väga abiks. kohe sinna, kui jõuate päris algusesse, sest alguses seda peale panna, siis võib juhtuda, et väga ruttu tervenete või asi ei lähe väga ägedasse faasi. ja igasugused vasomotoorsed ja kroonilise riniidi haigused, võiks öelda, on samamoodi siin soovitatud põsskoobastele ja otsmikukoobastele ninapiirkonda seda vööd panna, nagu siin on nagu mainitud ka see ära. ja mis siis veel, seda vööd on võimalik ka täpselt selgroo alla panna, seda suurt seljavööd, kui me seda saab muidugi lesides panna, et me selle vöö kokku lapime niimoodi, et kõik need vöö toimeosad, see kõhupiirkond ja siis nimepiirkond kokku nagu panna, siis me saame sinna lesida sinna peale ja kogu seda selgroogu mõjutada. ja teatavasti meie kõik siin Fohu firmas teame, et selgrool on, peal on meie siseorganite projektsioonid, alates seal süda, kops, maks, neerud,
mis ma jätsin, soolestik, suguorganid, kõik on seal ilusti pikki selgrooga ülevalt alla tulevad. nii et kui me seda vööd siis paneme ka selgroo alla pikkupidi, siis see väga hästi toimib ka meie siseorganitele. Ja siin on nüüd kilpnäärme puhul ka öeldud, et seda ei tohi siis kõvasti kinni tõmmata, aga tähendab väga kaua peal hoida, tegelikult aitab ka selle puhul ja mina olen kuulnud kunagi ka siin Venemaal omavahel öeldes, et on ka väga ägedaid probleemseid haigusi just selle vööga ja kilpnäärme haigusi selle vööga püütud olukorda parandada ja on väga häid tulemusi saadud, nii et ma olen ise seda ka kuulnud. nii, seda võite pärast veel juurde öelda, mis on nagu veel teata teie kogemused, võib-olla ma ei ole jõudnud kõiki siin kogemusi ei rääkinudki ära. Siis räägime nüüd sellest, mis on seotud unega. ja unega on seotud meil siis praegu siis saadaval kaks toodet, see on Fogo funktsionaalne voodipesu komplekt, see kõige uuem, footonkiirgusega. see on nüüd 6 osast koosneb, tal on siis kaks padjapüürit, tekk, tekikott ja päevatekk ja selline üks piklik niisugune silindrikujuline padi. ja tema siis on nüüd, nagu ma mainisin ennem, on 3. põlvkond sest voodipesust. meil on veel esinduses saada soodushinnaga mõni võib-olla 1-2 voodipesu selle teise põlvkonna omad, kus seda footonkiirguse efekti veel ei ole. ja siis tema on siis nüüd selline voodipesu, et nagu me ütleme, et hea uni on ilu ja tervise võti, eks ole. sellepärast, et kui me oleme nüüd need, kes meil on olemas see voodipesu, siis me üldiselt kipume külas ka käima nii, et võtame oma voodipesu kaasa. mina mäletan, et ma ükskord võtsin, kuna ma teadsin, kohvis oli palju ruumi, ma läksin ükskord kevades, suve alguses Türki ja siis ma mõtlesin, et no näe, ma saan siiditeki kaasa võtta, sest ta mahub sinna kohvrisse ära mulle ja ma magan seal siiditeki all. noh, see on niisugune just, et talve jaoks on ta natuke jahedavõitu, aga suvel on just väga hea sellega magada. ja võtsin siiditeki isegi Türgi reisule kaasa. Sest, nii et täitsa olen seda ka ise teinud. suuremaid asju on muidugi raskem, aga siin Eestis käies, autoga minnes on tihti see nii magnetmadrats, mida ma täna siin ei ole palju rääkinud, aga meil on veel magnetmadrats olemas. on mul tavaliselt magnetmadrats kaasas ja voodipesu või siis see samane energeetiline tekk magnetitega kaasas. ja ma nüüd räägin teile natukene siis sellest uuest footonkiirgusega voodipesust, sest sellest on võib-olla vähem kuuldud ka eelmistel igasugustel seminaridel. siis seal on nagu tehtud, no edasi arendatud ikka ilu ja keha tunnetuse poole aina rohkem, see tähendab, et see pealispind on veel siidisem, veel õrnem, veel luksuslikuma läikega ja pehmene siidi moodi. ja see tekikoti siis B-materjal, mis on siis äh, valmistatud jällegi kõrgtehnoloogilisest pikakiulisest puuvillast, et ta oleks jällegi puudutusele meeldiv ja sile. teisisõnaga, kui sa magad, peale selle, et ta on õudselt tervendav voodipesu, ta tegelikult ka on meeldiv ja kehale nagu siidjane, meeldiv ja soe ja niisugune nagu lähedane. ja loomulikult aina iga järgmine põlvkond on aina luksuslikuma välimusega see voodipesu. ja kui me nüüd vaatame, mis nad siin on kasutanud, siis on maailma kõige kaasaegsemad šakaarmasinad, vot sealt on see muster nüüd sinna, see on see tohutute paljude nõeltega koos tehakse šakaarmustrit ja hästi sellised ilusad kaunist mustrit sinna sisse kootud. ja seal on siis ikkagi meil need funktsionaalsed turmaliini osakesed. voodipesus on turmaliini osakesed, vöödes olid meil erinevad siis poolvääriskivid ja vääriskivid, mis pikalainelist kiirgust tootsid meie kehasoojusele, siis siin voodipesul samamoodi on töö kehasoojusega. keha soojenedes need turmaliini osakesed hakkavad samamoodi levitama natukene mahedamad kui vöödes seda
infrapunakiirgust ja eesmärk on ikka selles, et kui infrapunakiirgus kohtpõhiselt kuskil mõjub, siis tema hakkab parandama meie vereringet. Ja voodipesus teatavasti meile soovitatakse seal voodipesu vahel olla alati paljalt magada ja siis ka on see mõjuefekt parem. No vanematel inimestel ma soovitan alguses ikkagi öösärgi või pidžaamaga alguses magada, et efekt ei oleks nii ägedam, sest mõni on mulle öelnud ka, et sa ütlesid küll, et ära mine paljata, ma ikka läksin öö otsa, ma ei maganud, kogu aeg mingi töö toimus. See tähendab, et ta toimetab mahedalt, vähehaaval ja vähehaaval toimib ja tervendab seda inimese organismi. Mina, kui esimest korda seal voodipesu vahel kolin ja siis ma mõtlesin ka, et no näis, et mis asi mul siis nagu mõju avaldab või kus ma tunnen midagi, kas hakkab midagi rohkem valutama või läheb midagi paremaks. mina siis avastasin seda, et kui ma hommikul üles ärkasin, et ma liikusin kiiremini tualeti suunas. Et mul oli, ma öösel ei käi väljas ja siis ma vaatasin, et ahah, et panin neerud veel paremini tööle. Nii et see on selle voodipesu omapära. Ma ei hakka nüüd praegu siin neid igasuguseid pilte näitama, mis ta mõjutab organismis, seda on kodulehel ka päris palju näha. Aga see lisaks ma selle uue voodipesu peale ütlen, et tal on siis niisugune uus antibakteriaalne töötlus. Vot see on see 5 abhooton, see on ka üks, ma uurisin seda netist, et see on üks Hiina firma, mis sellist antibakteriaalset töötlust tehnoloogiat abil siis voodi sellist materjali toodab ja temal on siis lisaks selle infrapunakiirgusele, tal on ka, töötab siis loomulikult hapnikus need hea õhu, need hapnikuanioonid. See anioon on siis, kui te olete näiteks kõige vägevamalt tunnete seda, kui te olete näiteks mere ääres, kus on männimets, värske õhk ja selline viimse peal õhk. Vot see on see, kus on anioone on rohkem kui meil toas tavaliselt. Tavaliselt ongi nii. Siis tal on magnetiliste omadustega ja tal on ka loomulikult meie voodipesudel on eriline omadus on see, et nad ei määrdu nii kiiresti ja nad on noh, just deodoriseerivad ja nad lükkavad eemale igasuguseid baktereid, igasuguseid tolmulestasid ja selles toas, kus see voodipesu teil reeglina on, ei kipu ka tolmu palju olema. Ja kui me selle voodipesu ostame, ega siis ikka läheb kuid aega, kui sa esimest korda ta üldse pesema hakkad, sest ta lihtsalt ei määrdu nii kersti. Eeldus on muidugi see, et ta puristi jalgadega sinna vahele magama ei lähe. Nüüd, mida voodipesu kohta veel võib öelda? Et ta nüüd, mida ta siis tegelikult, mida ma mainisin ära ka, et ta mikrotsirkulatsiooni parandab, kui meil vööd on niimoodi kohtpõhiselt, kus me vöö paneme, siis voodipesus me oleme terve kehaga. Ja tänu sellele siis, kui mikroratsioon paraneb, kogu verevoog kehas, kogu vere liikumine loomulikult paraneb ja siis vastavalt sellele ka need organid, kus see mikrotsirkulatsioon, siis teatavasti kõige väiksemad kapilaarid toidavad meie erinevaid organirakke, siis seal ka see verevool paraneb tänu sellele, rakud saavad paremini toidetud, tänu sellele ka siis hakkab paranema nende olevate rakkude, ükskõik mis organi oma nad vastavalt on, nende seisund. Tähendab, et ta hakkab tervenema ja iga natukene tervemaks saav rakk sünnitab järgmises põlvkonnas alati natuke tervema rakku, mitte haige rakku. Ja ta loomulikult aitab kaasa ka sellele, et ta unekvaliteeti parandab. Väga paljud on näiteks isegi abi saanud juba omal ajal sellest, et nad padja ostsid, juba uni kohe on juba paranenud ja ka siis väsimuse leevendamine on väga oluline. Nii, ja noh, seda me kõik nimetame siis Yang-Sheng intelligentse põhimõtte kontseptsioonist lähtuvale siis tootele. Ja kui me nüüd edasi vaatame, siis mis meil veel on infrapunakiirgusega seotud, siis infrapunakiirgusega on seotud meil ka, võiks öelda, 2 sellist uue füsioteraapia aparaati. Meil on neid tegelikult kokku 3. Kõige esimene oli Bionerga regulatsiooni töötav PEM-aparaat, Bionerga massaažiaparaat. Teisena tuli meile turule termoinfrapunakiirguse
punamassaažikapsel, kus te näete siin vasakul pool inimene lesib selles, ta kapsliks on ta niimoodi öeldud, et ta on niimoodi lukuga kinnituv selline kahepoolsest materjalist, riidest kapsel, kuhu inimene siis läheb sisse paljalt, aga ta on eelnevalt ennast kokku määrinud meie massaažiõliga ja kile sisse ennast pannud selleks, et mitte määrida seda seestpoolt õliga. Ja näete, siis siin on see üks ringi sees on siis selline nupukesed, need on siis selgroo kohal alates 7. lülist, kus on siis magnetid, kus on ka valgusteraapia ja siis ja üksiti on seal ka veel massaažiteraapia, on olemas toetavad siis 6 sellist kahel pool, 4, 2 ja 2, 4 tükki on kahel pool selgroogu ja siis üks on siis põlvede kohal, mis siis teeb erinevaid massaaži vorme. See on see termoinfobra massaažikapsel ja kolmas on alles hiljuti, eelmine aasta alles meile siin kevadel Eestisse jõudnud revitaliseeriv energiamassaaži aparaat ehk REM. Nii et meil on need kolm tükki, meil on BEM, meil on TIM ja meil on REM lühidalt öeldes. Ja kui nüüd räägime natuke sellest TIMist, siis TIMi eesmärk on see vana tuntud Hiina meditsiinis kasutatava higistamismeetodi siis uudsemasse vormi viimine, sest higistamismeetodil Hiinas on tegelikult, kui mõelda, oli neil ikkagi selline toiming, et keegi, kes sul aitas seal tervendada seal higistamismeetodis, tema pidi väga palju teadma ravimtaimedest, tema siis kindlatel aegadel pani teatud ravimtaime juurde, siis seal vähendas kuumust ja toimetas niipidi, see oli nende spetsialistide teema. Meie oleme nüüd siin, määrime ennast ravimtaimede eeterlikest õlidega kokku ja läheme siis sinna massaažikapslisse, tunneme soojust ja erinevaid massaažiliike kasutades siis, kuidas kellelegi midagi on, saame, nagu öeldakse, passiivselt tunnetada soojusteraapiat. Sedasama soojusteraapiat, mis praegu on meil väga vajalik, et talvisel ajal oleks soe. Miks see infrapunanädal üldse sai mõeldud, et talvisel ajal oleks soojust sees energiat, et see TIM viib ka seda üleliigset külma organismist välja, seda, mida meil koguneb, mida eestlased on ka väga palju täis, on see niiskust ja külma, mida me oleme siin täis. Ja abiks on siis lihtsalt higistamismeetodi ja lisaks on siis infrapunalained, termoteraapia, valgusteraapia, magnetteraapia. Nii et see on siis see nagu selline passiivne vorm, kus sa lihtsalt lesid ja see magnet või see magnet nüüd infrapunase matt tegelikult toimetab ja seda võib isegi teha paar korda nädalas. Ja lihtsalt see on nagu väga hea, et ta on nagu selles mõttes mingil määral väga passiivne, et sa pead muidugi jooma sel ajal hästi, et kui sa sinna termomatis käid, aga tegelikult sa pead ainult lesima, et sa ei pea midagi muud tegema ja keegi teine inimene otseselt sind aitama ei pea. Ja mida siis mida ta siis aitab teha, on jällegi meridiaanide läbitavust parandab, viib välja toksiine rohkem, vot miks öeldakse, et vett tuleb juua, väljutab siis higistamisega ainevahetuse produkte, nii palju võin öelda ka, et osadel inimestel on noh, niimoodi pool liitrit vett või seda vedelikku vahel kilekoti põhjas, kui nad sealt välja tulevad. Mul tuleb just meelde kui me käisime Hiinas, siis üks meesterahvas tuli koju ja mõtles, et noh, peale Hiina kuuma reisi nüüd läheks ja oleks korra siin siis nüüd timmi sees ja ütles, et essus küll, et ta ei jõudnudki sinna timmi juures sinna vannituppa juua oma kilekotiga, kilekott läks vägisi katki minna, tal oli ligi pool liitrit seda vedelikku põhjas, see oli siis, ta käis siis küll meie kliimale mitte kohases Hiinas, Hiina küllaltki soojal ajal, juunikuus, eks ole, ja tulemus oli see, et ta organism oli nii niiskust täis, et see tuli tegelikult välja ajada. Ja mis siis veel, väsimuse puhul on väga hea, on ta lõõgastava toimega, kellel on liigesed haigused, on tundnud ka, et liigesed on natuke tunnevad ennast paremad, siis yin-yang tasakaalu ja pH tasakaalu aitab ta taastada ja ka loomulikult
mida rohkem keegi seal käib, siis ka aitab figuuri parandada ja nahaseisundit. meil on teatavasti Eestis ka veel üks firma, mis hästi kiidab, et parandatakse figuuri ühe ka vist infrapunamati kasutamisega. no seal on neid toimeid tunduvalt vähem ja tema on nüüd just selle eesmärgiga loodud, et figuuri parandamise eesmärgil. meil on nagu natukese laiemalt, see on nagu tervendamine, jälle see yin-yang tasakaalu leidmine ja siis ka üksiti mõnu sealjuures. ja nüüd on võrreldud, öeldud ka, et 30 minutit sellest, no mis on seansi tavaline pikkus, on umbes nii energiat läinud, nagu te oleksite 10-15 kilomeetrit sörki jooksu jooksnud, nii et tegelikult annab ta päris korralikult kaloreid ka põletada. aga põhiline on tema muidugi see soojuse andmine. ja jällegi see on selline passiivne, nagu ma mainisin, tervendamise meetod. ja nüüd viimane aparaat, millest ma täna teile räägiksin, viimane toode, millest ma tahan teile rääkida, see on see meie kõige uuem toode. see on see Fogo revitaliseeriv energiamassaaži aparaat. tema koosneb 3 osast. tema nüüd lähtub sellest, et meie teine süda on jalad ja temal on siis 3 osa. esimene on selline platvorm, kuhu pannakse jalad sisse ja teine on siis vöö, mis käib ümber jällegi nimme seljapiirkonna ja 3. on selline vestikene, mida siis pannakse vöö peale ka ja kuhu pannakse siis käed ka veel sinna sisse. ja temal on samamoodi selliseid analoogseid toimeid, on jällegi toksiinide väljutamine, meridiaanide veresoonte läbitavuse parandamine, jällegi külma ja niiskuse väljutamine ja igasuguste seisakute likvideerimine, tsi-energia taastamine, rakuenergia aktiveerimine, yin-yang tasakaal, liigsed kilod maha, figuuri korrigeerimine, eriti meie uue sellise Beauty Shape'i uue tootega, mis on siis salendava toimega. samamoodi valu leevendamine ja põletiku eemaldamine ja kogu organismi tugevdamine. tema omapära on selles, et tema energia tuleb jalgadest, mitte väljaspoolt, vaid seespoolt väljapoole. ja temal on erinevaid siin toimeid ja jalgade selle platvormil on anioonid, on biovool, mis on terahertsi režiim ja leviteerivad magnetid. vot sellest ma täna palju ei räägi, see on eraldi teema, aga vot need seljavöö ja siis see vestikene, mis selga pannakse, vot see on nüüd see, mis just infrapunakiirgust grafeendetailide abil evitab ja pakub siis just ühtsat soojendust. temal on siin igalühel on puldikene siin võib-olla selle valges pesus naisterahva peal on näha ka, parema käe juures on tal seal kohal on just selline puldikene, kus siis saab määrata, kui mitu minutit sa seal oled, milline režiimi peale paned ja kui tugeva sa selle režiimi paned. ja samamoodi see saab sättida ka seda vesti. siin ma näitasin siin selja all, ma pean vist tagasi korra minema. ma seda pilti näitasin, siis näete siin selle remmi all on ühed niisugused metallsed osad, vot see on nüüd seljapiirkonnast pildistatud, aga samamoodi vestil on nad siis kaela piirkonnas ja õlgade piirkonnas. no natuke laiemalt tehtud. nii et nemad vot seal toimetavad siis ka kohtpõhiselt ja kui seda need vesti ja seda seljavööd peale panna, siis käib igavene kõva põrisemine, nii et seal on ka omad massaaži erinevad kuus tüüpi, nii et seal on ka igalühel omad natukene oma nüansirikkad toimed ja lihtsalt kiiruga näitan ainult ära, et selle aparaadi, kus jalad sisse pannakse, sellel platvormil on teatud toimed. ta üksiti ka desodoreerib, ta parandab õhukvaliteeti, tõstab immuunsust, alatab pingeid ja aitab ainevahetuse une puhul, on antibakteriaalne põletikuvastane, sest seal on see negatiivsete ioonide pidevalt toimiv efekt ja jalgadelt ebameeldiva lõhna eemaldab ja puhastab õhku ja eemaldab suitsu ja tolmu. see on see anioonide mõju, mis on siis nüüd sellel aparaadil. aga nüüd, kui me räägime nendest vestist ja siis selle nimevööst, siis kõigepealt siin on jällegi natukese teise tootest, mitte nii nagu on vöödel ja
meie voodipesul, siis siin on nagu abiks meil grafeen, mis infrapunakiirgust levitab ja just sellist, mis langeb kokku inimorganismi poolt kiirgavate lainepikkusega, see lainepikkus, millest me rääkisime. Ja ta jällegi tungib sügavale naha alla ja nendesse akupunktuursetesse punktidesse ja energeetilisse kanalitesse ehk meridiaanidesse ja üksiti siis võib alandada valu kohtpõhiselt, parandab meridiaanide vereringe tööd ja loomulikult sellist, noh, ütleme jäikust ja kangust jäsemetes ja jalgades, see on ka nagu see efekt. Ja vot jällegi see külma ja niiskuse väljaviimine, kõik soojus, mida meie väljaspoolt passiivselt enda peale paneme, see võtta aitab meil külma ja niiskust välja viia, vastavalt sellele ka, kuna need on haiguse põhjusteks, siis on ka siis vastavalt valu alandada ja haigust ka vähendada. Ja veel kord rõhutame, et infrapunakiirgus, see on energiavorm, mis soojendab ja mille puhul soojus kandub ühelt kehalt teisele. See on hästi lühidalt öeldud. Nii et see on see, millest ma täna tahtsin teile rääkida, aga ma näitan teile ka kriipsujukkusid, kus on vöödel väga palju erinevaid kasutamise võimalusi. Kuigi meil on need endised farateraapilised vööd olemas ka, siis seal on natuke teine toime, siin on samamoodi, kui te pilte vaatate, on võimalik teda ümber nimme panna, nii nagu tavaliselt pannakse nimepiirkond ja seda töötab. Seal on üks pool, mitte nii nagu farateraapilisel vöödel on ka kõhupiirkond, mis töötab, aga siin on ainult üks pool, see nime pool, siis te võite panna ülespoole siia rindade alla, et soojendada siis vastavalt neerusid ja muid organeid. Võite visata, nagu siingi on näidatud, pikali vöö peale, et selga niimoodi mingit teatud osa töödelda. Võite panna need, istuda nagu sellesse tooli peale ja tooli peal istudes, vöö peal istudes ja töötleda siis neid vastavalt siis tagumist osa või siis jalgade mingit piirkonda, võite ka neid, kui selle vesti panna nagu püksid jalga. Et siis kogu seda siseorganite ja urogenitaalseid ja suguorganite teemat toetada ja soojendada, sest see on soojendava efektiga. Ja no siin on muidugi vesti võite ka tavaliselt loomulikult selga panna, nii et efekte on nagu, kus te saate seda vööd mitmed pidi kasutada, võib-olla ma mõne unustasin veel ära, aga see on niimoodi üsna normaalne ja võimalik kasutada. Ja nüüd siis kõige lõpetuseks, kuna ma mainisin, et meil on kolm aparaati, et on olemas BEM, TIM ja REM, siis nendel on kõigil natukene erinev toime. Esimene oli meil BEM ja see oli see bioenergomassaaži seade. Tema on siis, tema peamised toimed on siis need inimorganismile omased bioelektriline impulsid, täpselt analoogsed nagu inimorganismigi toodab ja ultraheliotsiku kasutamine ja seda tehakse tegelikult, täna nüüd 3 sõnaga lihtsalt ütlen, teeb keegi teine inimene tavaliselt sulle massaaži ja paneb omale spetsiaalsed kindad kätte, võib ka iseendale teha, seal on ka massaaži võimalused, 2 võimalust ja tema on siis ka vereringet kiirendav ja meridiaane puhastav toime. Nüüd see termoinfrapunane massaaži kapsel, nagu mainitud, on sauna spa soojendava efektiga ja pikalainelise infrapunakiirgus on kiirguse toimega, aga revitaliseeriv ühendab siis terahertz režiimi ja kutsub esile sellise magnetresonantsi. Tal on EMS režiim, mida siin juba paljudes toodetes, füsioteraapia ja sporditoodetes on kasutatud selliste bioelektriliste impulssidega ja tal on anioonkiirus antipektraalse toimega. Ja kui nüüd vaatame, siis üks nendest on REM, on taastav ja täiendav, aga PEM ja TIM on puhastavad. Nii et see on nagu selline erinev toime ja nüüd, mida on öeldud ka meile, et neid kõiki 3 korraga kasutada tegelikult ei tohi. Neid võib kasutada kindla eesmärgiga, kuna ühed on soojendavad, siis PEM-i ja TIM-i võib koos kasutada ja võib kasutada PEM-i ja REM-i. Aga seda soojendavat REM-i, kõige uuemat, see, millel on jalgade platvorm ja seda TIM-i, neid koos ei kasutata, need on mõlemad soojendavad.
Neid ei ole mõtet soojendada, sest üks on juba, efekt on ikka suurem. nii et tegelikult kas Bemm ja Timm või Bemm ja Remm. niimoodi saab kasutada ja sellele vastavalt siis igaüks valib, kuidas talle sobib, aga nüüd meile on öeldud seda, et seda remmi võib kasutada iga päev, kas või mitu korda päevas ja neid inimesi ma juba tean, kes on juba mitu korda päevas seda kasutanud ja Bemmi ja Timmi kumbagi paar-kolm korda nädalas, mitte rohkem. nii on meile öeldud, nii et see on nagu nende aparaatideks kokkuvõte, mis nüüd ka infrapunakiirgusega on seotud, välja arvatud BEM, jah. ja lõpetuseks ma siis tänan teid tähelepanu eest ja annan teile võimaluse kõigile, kes soovivad sõna võtta, täiendada, öelda midagi, mida ma unustasin ära, eriti kasutamise koha pealt, oma kogemusi öelda juurde, tehke oma mikrofonid lahti ja täiendage, sest kogemused ja tulemused on kõige paremad inimestele võtta ja võite ka küsimusi küsida, kui tahate, võib-olla oskan vastata, siis vastan ära, kui mitte, siis saate pärast individuaalse vastuse. nii et ma jõudsin siin enam-vähem tunniga ilusti ühele poole. natuke läks peale. kuidas siis, kas keegi on huvitatud sõna võtma ja täiendama minu räägitut oma kogemusega, oleksime väga tänulikud ja usun, et teised on ka väga huvitatud sellest. Maiel on kõvad kogemused siin, Küllil on kõvad kogemused, ma vaatasin, kes siin sees oli. kas on soovi täiendada? Ja ma natukene täiendaksin. tere, Mail. Täiendaksin selle poole pealt, et sageli on inimesed hädas, et voodipesu, noh, tükib selle meie tavalise voodipesu, mis müüakse kauplustes, inimene higistama ja ei tunne ennast mugavalt. Aga ma tahan öelda, et meie voodipesu laseb ka kehal hingata, nii et need, kes varem teiste pesudega korralikult magada ei saanud, siis selle voodipesuga magavad väga hästi. ja teiseks on ka, et väga huvitav, et sa võid teki üle pea tõmmata, aga sa saad täiesti normaalselt hingata, sest sageli lapsed nagu püüavad tekid üle pea tõmmata ja mul on ka kogemus, et ema ehmatas ära, et nii laps lämbub ära, mõtlesin, et ole rahulik, see laps ei lämbu kuskile. Ta saab lihtsalt väga normaalselt hingata. nii et see ongi ka väga suur eelis, et kogu keha magades saab normaalselt hingata ja õhu nagu voolu ringikäik käib hästi, aga samal ajal on normaalselt soe. see on tõesti meie pesude suur eelis ka. no kui sa nüüd rääkisid sellest higistamist, siis mul tuli meelde, et siin nimesid nimetamata mõned ööd ka, et kes on nagu liighigistanud öösiti, et see voodipesu on aidanud sellest jagu saada. kellel 3-4 kuuga, kellel rohkem on aega läinud, aga jagu nad on saanud sellest. aga vöödest oskad ka, Maie, midagi ilusat meelde tuletada, mis ma nagu mainimata olen jätnud? Vöödest tahan ma nii palju öelda, et mu tütar, kes elab Inglismaal seal, et ta igal juhul ka võttis need vööd ilusti ja ütleb, et tal on alati, kui on näiteks köha, et on gripp ja köha tuleb, siis ta paneb ööseks kaelavöö rinna peale ja ütles, et rahulikult saab magada, ei mingisugust köha. ja hiljaaegu oli väga huvitav sündmus see, et Väimes kukkus, õigemini rebestas omal jalalihast seal nagu selle istumise piirkonnas, nii et ta enam istuda üldse ei saanud, pidi ainult kogu aeg püsti seisma. ja tütar võttis, oli põlvevöö oli, no keeras ilmselt jah, selle nende täppide poole sinna haige koha peale pani ja mõne aja pärast juba sai nagu hakata ka istuma, et andis nagu järgi see valupunkt nii palju, ehkki muidugi see lihas on tõsiselt ilmselt rebestunud, nii et see paranemine võtab kauem aega, aga ma tahan öelda, et nad on ikkagi väga kiiretoimelised ka, et ei ole midagi öelda. kõik on hästi. meie spordipoiss kasutab iga päev. Spordipoisist jah, kui hommikupoole ja peale. räägi mikrofoni, kuule. et
meil on ju tugev spordipoiss, kes on ikka juba vabariigis esimestel kohtadel ja ka juba rahvusvaheliselt esinenud. et tema kasutab ka meie vööd hommikul ja õhtul peale trenni ja leiab, et lihased ei ole valusad ja trennid mööduvad jõuliselt hästi. Et see on ka veel üks niisugune väga hea näide, eriti sportlastele ja praegusel külmal talveajal. Mina soovitan igal juhul, kui on vanemad inimesed, põlvevööd panna peale, kui nad välja lähevad, sest et see külm on niisugune, nii et võib põlvedest väga läbi käia, kui on natukene nagu haiglased ka need põlved. Teine moment on muidugi, et kui hakkab liiga kuumama, et siis ei saa nagu neid ära võtta seal väljas, aga üldiselt nüüd tuleb juba 27 kraadi, nii et ega siis tõepoolest ei ole enam liig. Et võib neid põlvevöösid ikkagi peale panna ja aeg-ajalt ikkagi soovitan kindlasti ka need põlvedele peale panna, sest see juba ka aitab seda vereringet, mis parandab ka kõhrade seisu liigestes. Mul tuleb meelde, sa rääkisid meie spordipoisist, ma mainin siis nime ära, tema nimi on Sten-Erik Kiir ja tema puhul mul tuleb meelde ka see asi, et tema vist murdis oma käe ära, parema käe. Käeluu, jah, murdis väga ja, tõsiselt, jah. Ja arst ütles talle selle peale, et enam selle käega sa sporti ei tee. Tänu meie toodetele on see mees teeb Eesti rekordeid. Tähendab, et ta nüüd tahab minna kõrgemale, noh, ka päeval ta on nüüd täiskasvanuks saanud alles hiljuti ja ta läheb aina kõrgemale, kaugemale, ainult niisugune 2 meetrit millegagi väike poiss meil. Ja ma nii hästi mäletan, kuidas siis need vööd olid abiks, mis talle ümber pandi, meie tooted, mis võeti sisse ja kuidas arst ütles, et selle käega sa enam kunagi sporti tõsiselt teha ei saa. Jah, aga ta on ka kõige noorem ühesõnaga sportlane oma saavutustelt nüüd täisealiste hulgas, et niisuguste saavutusi ei ole ükski veel selles eas teinud. Et väga tubli on ja siis mul tuleb, oota, mida sa seal veel rääkisid sellest vöödest, mul tuli üks asi veel meelde, nüüd läks meelest ära. Hea küll, pärast tuleb võib-olla meelde. Õigele kohale panna. Õigele kohale, jah. See ka, jah, aga ei, miski muu oli, hea küll. Äkki tahab veel keegi, midagi see, midagi seoses, midagi see, mida hakkas vist Jaan rääkima seal sinu kõrval vist midagi. No see oligi see viire Sten-Eeriku lugu. Ja. Aga see on jah niisugune, nüüd mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Meile kunagi loengul öeldi ikka sedasi, et kui sul on nii mõlemad kõik 3 vööd olemas ja kui sa hommikul paned nad korraks, kui sa seal hommikul toimetad, pesed oma nägu, hambaid, eks ole, valmistad hommikusööki, jood vett nagu alati, et kui sa kõik need 3 vööd peale paned, no kas või pooleks tunniks, kas või veerand tunniks, siis sa oled käivitanud oma vereringe iga päev. Sest me me paneme neid siis peale, eks ole, kui on valus, kui on haige, selg on valus, paneme peale. Seal kuskil kaelaks paneme peale, aga kui sa niimoodi teed regulaarselt ja paned kas või mingis käes 10-15 minutit, no pool tundi veel parem, korraks vaid nad kõik peale. Sa oled juba sellele päevale väga palju kaasanud oma tervenemisele, et sa hullemaks ei läheks. Mis me ütlesime, me oleme kõik haiguseelses seisundis, eks ole. Seda ma tahtsin veel rõhutada. Ja siis ma tahan ka veel ühe kogemuse öelda, rääkida, kus üks proua tal oli lihtsalt juba vist krooniline põletik teatud määral seljas. Ütles, et kui arstil käib, siis läheb 2 nädalat, aga ta ostis meie vöö ja ütles, et sellega läheb 3-4 päeva. Nii et põhimõtteliselt on tõesti nad väga hea efektiga ja soovitan kõigil, kui neid vöösid veel ei ole, ja rääkige oma tuttavatele ka sellest, sest need on tõepoolest veel eriti soodsalt, nii soodsalt ei ole neid vöösid meil kunagi olnud, mida praegu Silva pakub. Jah, meie see FOHO esinduse poolt on jah praegu sooduskampaania, eks siis helistate ja siis räägime, kui teil kontaktid on näha.
aga ma tahan öelda seda ka, et enda kogemusest, kuna ma olen traumeeritud, ma võin öelda ka seda, et ma olen seljaga kunagi kukkunud libedatele kividele merre ja saanud päris kõva paugu, aga kuna ma olen nagu painduva loomuga, siis ma olen ükskord elus vist ühtedele sellingupundi arstidele korra näidanud, et teate, ma sain haiget, ega sel päeval ma neid pükse eriti jalga ei saanudki kergelt panna. Pauk oli päris korralik. Ja mul on ikkagi see põletik paar korda aastas lööb välja sinna, et ainukene, mis mind aitab, ongi see PEM-apparat ja need faradoteraapilised vööd. Sellepärast, et sellega saab jagu ja nüüd on mul asi nii kaugel, et kui ma tunnen, et äkki midagi hakkab, nagu öeldakse, tulistab seal, et võib juhtuda, et hakkab selle põletiku poole liikuma, sa panen kohe vöö peale ja kui on mingisugune kõvem sõit kuhugile nädalavahetusel või roolis olla kogu aeg, siis ma olen isegi 24 tundi peal hoidnud, kas või 2-3 päeva järjest. Ükskord oli igaks juhuks, kuna mul oli tõesti sõita vaja, ma olin roolis ja ma pidin, noh, oli üks selline kogunemine, siis ma tõesti ei võtnud vist nädal aega omalt vööd pealt ära, siis ma mõtlesin, et mul on vaja see läbi teha, siis vaatame edasi, aga ei jäänud haigeks selg. Ja muuseas, me võtame ju kõik reisude peale ka need vööd kaasa. Kui me läheme isegi sinna Hiinasse, on kõigil vöökotis ikka alati. Kellel ei ole, siis saab teise käest, kes on algajad, nagu öeldakse, siis need ei oska kaasa võtta ja siis saavad teiste käest laenata, aga üldiselt on meil kõigil vööd kaasas, jah. Nii, kas keegi tahab äkki midagi? Töötavad nii või teisiti, aga ma imestan, et see infrapuna või mis see on, see soojus ka tuleb läbi. Ja, tuleb. Ta lihtsalt võtab rohkem aega, ma vaatasin. Mul on üks hästi vana kasutatud vöö. Vist tahtiski puhata natuke, tema hoidis puhtust ka, vaata, ta pehti niiske lapiga, mis on, vaata need hügieenilapid, ta tegi veega märjaks, nagu ma ütlesin, tõmbas vöö puhtaks, lasi hingata, keeras rulli, pani kotti. Noh, et ikkagi asi töötab, et selles mõttes, et need, kes kardavad elektrit, kõik on meil nüüd elektri peal, et siis see vöö on tõesti, no mina ütlen küll tõesti juba igavene. Magnet töötab. Ei, no seal on peale magneti teised ka. Ja põlvevöö on täpselt sama, põlvevööd mõlemad. Ja ka andis naabritele proovida kõik ja siis käskis muidugi puhtust hoida ja mina kasutan nüüd ise linnas neid. Ma räägin, mul on 3 kodu, siis mul on igal pool peavad vööd olema. Aitäh Küllisele ja aitäh Maiele ja Jaanile, kes siin natuke meid toetasid. Ma saan aru, et rohkem vist keegi pole siin vahele. Lihtsalt infot jah inimestelt, et muidu mõtlevad, et maksavad nii palju, aga tegelikult see asi jääb, mõtle, kui kaua ta kestab. Jah, see on sulle õigus. Ei vaja elektrit. Ma olen ise ka kogenud seda. Inimese enda elekter, just nii. Kõik käed siis kõigile, hääd õdakud. Hüva. Kena, kõike head.